Dear Bruce, I need to be honest and clear. I'm going to marry Harvey Dent. I love him, and I want to spend the rest of my life with him. When I told you that if Gotham no longer needed Batman, we could be together, I meant it. Well, I'm sure the day won't come when we no longer be back. I hope it does. And if it does, I will be there. But as your friend, you should. I'm sorry to let you down. If you lose your faith in me, please. Kuule, ma sõitsin linna ja nüüd juhtus huvitav asi, et ma ei tea, aku või mingi asi, ma ei tea, kas aku on läbi või mis on, aga igastahes tahtsin SV-d käima panna ja siis tegi niuks ja ei läinud ja siis vajutasin uuesti nuppu ja siis kadus vool ära täiesti. Mul ei ole üldse voolu. Okei. Äkki siis on mingi aku ühe lahti või midagi? Kuidas saab olla, kui ma need tugevalt kinni keerasin? No, eks ta väga päristab sul. Või mingi maandus ühe lahti või? Võib-olla ma pean sõitma linna, tulen sul appi. No ma arvan küll, sest mul ei ole ühtegi tööriista kaasas. Ja, kus kohas sa oled? Circle K siin, mis see siin on? Tallinka hotell või? Seal, ja. Et jah, kuulsite nüüd huvitavat story't, et ma ei tea, kas motikas on katki. Igastahes keerame süüti sisse, mitte midagi. 0 voolu. Ja aku ma laadisin täis, see oli 100% ja keerasin peale ka, nii nagu keeratakse. Et siis nüüd saame siis natukene mekaanikut mängida vist. Kõigepealt on vaja see motikas koju saada ja siis hakkame uurima, mis tal viga on. Võtame aku maha või noh, vaatame kõigepealt üle, kuidas ta seal kinni on. Üsna kindel, et on korralikult kinni ja siis uurime, paneme laadija taha, vaatame, kas on akul volli sees või ei ole ja siis vaatame edasi, mis teeme või kuidas me korda saame selle asja. Okei, natuke uut infot siis, helistasin mekaanikule just, rääkisin loo ära. Ta ütles, et see on ilmselt vähe tõenäoline, et aku niimoodi läbi läheb. Et enamasti, kui aku läheb läbi, siis tulesid ta jaksab ikka nagu valgustada. Aga mul läks täiesti läbi see ja ta arvas, et see võib olla peakaitse nüüd, mis võis läbi minna. Ja kui selles asi ei ole, siis tuleb edasi uurida, milles see asi on. Motikatega sõitmine ja kõik see käib selle asja juurde, et sul võib vahepeal minna motikas katki. Ja siis sa oled keset linna nagu mina. Ja noh, lükka siis seda 170 kilost motikat. Et ei lükka. Tuleb abi otsida ja hakata asjaga tegelema. Korda me saame ta nagunii. Selles ma ei kahtlegi, et ilmselt mingi suht kerge asi, ma arvan. Kuidas me seda testime? Ootan siit teise kaitsu. Proovi korra. Mis teeb? Ei mitte midagi. Ei piuksugi. Täkku juhtmeid ei ole või? On. Et ma täkku juhtmed korra akule peale panna. Kalle käik sees või? Ei ole. Ei. No nii, nüüd läks. Aku õhtul. Aku? Ah, kurat, välja suri. Äkki ta ei töötagi ilma akuta üldse. Ja tal vist ei ole piisavalt voolu, et ta proovib uuesti, jah. Ei, ta ei tööta. Ja. Aku liiga läbi. Siis peame ikka peale panema. No nii. Motikas käru peal.
eile said akud ja kõik asjad otsa. Täna on päev 2 siis. Üritame SV-d korda saada. Me arvame, et see on akuviga, seega ma olen tulnud linna, et otsida, äkki ma leian kuskilt poest endale uue sobiva aku. Ja siis me lähme koju ja testime, kas see aku töötab või milles see asi on. Et üks variant on ka see, et genekas on läbi ja see ei ole akut. Ja siis põhimõtteliselt motikas sureb ära, kui aku nulli läheb. Aga noh, see vana aku mul aastast 2012 aku peale kirjas, nii et ma arvan, et asi on ainult akus. Et jah, peame proovima. Et ei ole kerge see aku leidmine. Ma arvasin, et ma lähen esimesse poodi on olemas, aga ma olen nüüd juba läbi käinud 2 poodi ja ma olen läbi helistunud 4 poodi ja 4. poest öeldi, et on olemas aku. Ja nüüd ma lähen sinna koha peale ja vaatame, kas see päriselt ka on seal olemas, aga nad ütlesid mulle, et jaa, meil on olemas SV-le aku. Nii et võib-olla me saame aku täna. See on positiivne uudis. Siis tuleb ainult loota, et see viga oli akus. Kuna ma sain teada, et mu vana aku on aastast 2012 aku peale kirjas. Nii et ma olen 99% kindel, et asi on lihtsalt selles akus. Nüüd ma näitan teile. Street Motost sain SV-le uue aku. Selline. Aga selle akuga on huvitav lugu. Et sa pead seda kokku panema nagu Lego. Vot ma ei teadnud sükest asja. Ma arvasin, et nad annavad sulle lihtsalt aku ja pane peale ja sõida. Aga ei. Vaata, mis meil siin sees on. Nii. Saime uued poldid, on ju. Ei tea, ma ei ole varem motikakut niimoodi ostnud, aga igastahes. Näe. Selle kile peab ära võtma ja sul on siin on vedelikud, mis sa paned need vedelikud siia tilkuma. Ja siis see tilgub sul tund aega, siis aku läheb hella soojaks. Ja siis aku peab sul terve päev seisma. Ja järgmine päev sa võid seda aku endale peale panna. See on kuivlaetud aku. See pidavat tähendama sükest asja, et sa ei pea seda akut laadima. Et kohe, kui ta on oma protsessid ära teinud, siis ta on 100% täis ja saad kasutada. Et süke huvitav jutt. Ja nüüd ma lähen siis koju seda akut valmistama. Ja kui aku on valmis, ehk siis homme proovime peale seda ja siis ma testin ka generaatori ära, et olla kindel, et see genekas laeb akut. Nii, nüüd on siis järgmine päev. Eile panime aku kokku. Täna panin aku motika peale, testisin genekat. Genekas õnneks töötab, ehk siis asi oligi ainult akus. Et saime motika uuesti korda ja järgmine esmaspäev on tulemas uus video. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Pane like ja subscribe ja kommenteeri midagi. Ja ole kõv vend. Tšau, vaka!